Tanel Leok ja Harri Kullas, esimene prooviring on tehtud, et mis mulje rajast on? No rada on suht sarnane, nagu ta siin olnud on, et võib-olla natuke niiskem või niisugune, et sügisene ilm ja võib-olla natuke rohkem pehmemaks läheb, et see tegelikult ma arvan meile sobilik. Sina sõidad väiksema tsikliga, et mida sina arvad? Jaa, et see rada on ainult nüüd üks hüpe on juurde tehtud, et muidu on sarnane, mis siin olnud varasemad MM-id, et midagi suuremat muutusi ei ole olnud, et tundub täitsa lahe hüpped on palju, mis peaks mulle sobima hästi, et ma arvan, et see nagu on ainult mulle edu MX2 tsikli jaoks. Mis arvad nüüd peale raja inspekteerimist, et kas tulemus 10 seas on reaalne? Eks ikka on reaalne, et latti väga madalaks ka ei saa seada, väga kõrgeks ka ei taha, aga see on reaalne. Tuleb õnn peab sinu pool olema, omad sõidud kõik ära teeme, siis on reaalne. Kas meeskonna kapteni Soone valik aitas sind ka natuke siin täna raja peal mõelda? Ja no, praegu rada on veel nagu siis sõitmata, et ütleme nii, et kui maailma tipud tulevad siis rajale, siis ikka rada muutub hoopis teistmoodi, et ütleme nii, et siis kui sooned tulevad sisse, siis on natuke teistmoodi, et eks homme näha, kuidas rada hakkab voolima, et praegu on vähe liiga vara selle jaoks, aga ei noh, enam-vähem midagi vaatame üle ja eks homme näeb siis. 2 tiimiliigat on juba raja ära vaadanud ja kirjeldanud, et kuidas sulle rada mulje jättis? No ma arvan, et suhteliselt sama, kui ma viimati 2 aastat tagasi sõitsin, et ainuke element, mis juurde tehtud ongi see hüpe, kus me praegu seisame. Et ja noh, rada on nagu, tundub võib-olla natuke niiskem ja pehmem, kui ta tavaliselt suvel on olnud, et sügisel on õhk niiskem ja võib-olla hoiab raja pehmena meie jaoks. Kas raskemad tingimused on teile rohkem meeltmööda? Ma arvan küll, et päeva möödus rada jääb järjest raskemaks ja ühe ringi mehed siis vajuvad nagu tahaplaanile, et võib-olla algust natuke särsatavad seal, aga ma arvan, et meil füüsilised vormid on head ja siis eks peapäeval näeme, kui kõvad mehed oleme.